Ajalugu on näidanud, et hästi järgi aidatud on sõitnud siin ka 300, et kas see auto nüüd on nüüd see auto, mis seda 300 nii-öelda ära sõidab, ei tea. Tegemist nelikveolise automaatkastiga, siin kasutaks seda autot ka tööle ja koju sõitmiseks, aga kui palju sul nüüd ütleme reaalselt 7,5 jõudu tuunitame vaja, see küsimus iga koju ja tagasi sõita. Aga natuke tagasihoidlik mul tuli Audi tulemus täna 269, 269. Suvarul on kusjuures kapotist tulku pealt ära võetud, et kuulakastused, mida me seotud aga Porschega ikka, et Porsche mootor on 2,5 auto aastast 2005. Olgu hästi. On aeg autosse. Päris kiire auto. 287 kilomeetrit tunnis. GSG kastiga, ehk siis topeltsõduliga kastiga. Ja starti tuleb meil Manus Mei, auto number 33, Audi S4 C4 generatsioon, mis siis seal 90 alguses tehti. Auto ongi aastast 92 ja mootor siis 2.2 turbo, nagu nad ikka, kuigi selle kere peale pandi ka V8, aga see on 2.2. Ja eelmise auto tulemus 223, 223. Just see valge auto, see on täpselt samas varustuses. Tahtsin öelda, et kolm auto kohta on väga tagasi. Et 343 jõudu peaks olema. Aga Emskola, jääd ise ka ruulitama, jah? Starti on tulnud jääd ise ka ruulitama. BMW 325. Ja siin veel vaadata, et M5, mis tulevad aga Peetrile hoiame veel. Stardis 42. Smilla, Sanger Nebo, Chevy Corvette C4, auto aastast 95, 550 jõudu, 5,7 liitrise mootoriga. Mootoriga tegemist, mille jõudu siis 383 auto aastast 2006. Posta raks, eelmise auto tulemus 254, 254. Aga selliste väga massiivsete ja mõnusate laiendustega show. Alustus teile, aga järgmisena siis Stardis Karel Tiiro ja Audi S4 samamoodi siis T5 generatsioon. Nagu upult öelda, SS, S4, tegemist ka samamoodi 2.7 turboga. Selle auto peaks jõud olema 529.
idee kohaselt on seda natuke rohkem hukuautol tähendab, et võiks olla natukene kiire. Eelmise auto tulemus 234, 234. Vaba ja 53. numbri all Kaarel Tiiroja saab enda Audi S4-ga. Pääle pani siis selle autol, nii-öelda oli ta salong seest tühjaks lisatud, et tegemist siis auto ja mehega, kes arvastab seda mitte ainult otseselt. Ja vaatame ja loodame, et Kaarel sõidab tubli tulemuse. Stardis auto number 54 märk Keskküla Honda Civicul. No pole paha, 271, 271. Aken kinni. Ei tule, aga oma tubli tulemusel sõidab ka tema. Stardis auto 56, Reet Pata, Opel Insignia Sport Tourer, 2005. aasta auto, 320 jõudu. Eelmise auto tulemus on 248 kilomeetrit tunnis, 1000 sporti erinev. Rada on vaba ja Priit jääb oma lõppkiirust püüdma. Starti tuleb Audi RS2-ga. Jakob Kunder, 94. aasta RS2 ajalooliseks siis tegemist. RS2 siis esimene Audi RS2 tegemist siis 2.2 turboga, nagu legendaarne Audi mootor ikka on. On see mees varem ka käinud osalemas ja sõitnud ka päris tubli tulemuse. Et vahepeal on natukene sumpsi nikerdanud, suuremaks teinud. Tulemus tuleb kindlasti väga vinge, et RS2 puhul on siis tegemist autoga, mis on Audi teinud koostöös Porschega. Eelmise auto tulemus vahel see 224, 224. Aga jah, et see RS2 tõenäoliselt läheb ka tubli tulemust püüdma. Näeb ta muidugi väga viisakas ja tagasihoidlik samas välja. Aga auto, millel on ka näiteks, nagu ma enne küsisin, mis on RS2 boldivalem. Sellel autol on näiteks Porsche boldivalem. Selle omanikud natuke võrgustuses, siis ta ütles, et siin ongi, et kuidas sa nüüd seadistad, et kas igapäevasõiduks auto või siis ainult miiliks, et sa pead ju ennast selle mordid alt ära võtma, reguleerima. Eelmise auto tulemus 273 kilomeetrit tunnis. Ja pärast RS-i tuleb siis samamoodi 2.2 turboga Maiko C on Audi S6-l. Nagu ikka, Audi Sport mugavalt. Audi ilma liikmast. Toodetud 96. aastal. Stardis
tähendab, osavõtud juba käis sõitmas, aga tegemist on kindlasti väga hea lõppkiirusautoga. S6 sai endale tulemuseks 261 kilomeetrit tunnis, see pole üldse vahe, 261, 261. Давай болгаркой, сейчас катализатора не будет. Быстрее пойдем. Et Risto istumise all siis 3-liitrine 2 turboga diisel. Auto aastast 2005. Chevy Corvette C5, auto aastast 2003. Eelmise aasta tulemus 255, 255. Nii Silvia. Mine püüa siis sina enda lõppkiirus 5,6 liitrise Corvette'iga. Auto aastast 2003. Viimaste aastate hinnatud Volkswagen Grupi auto Volt Per, tagasihoidlik, aga samas väga edasipüüdlik. Üldjuhul DSG, 4 vedu ja 8 kelmud. Elab väga hästi edasi ja samas tagasihoidlikud. Turvaliselt 4 vedu ikkagi meeldib viimased. Auto 2013. Eelmise auto tulemus 228. 228. 228. Volt Periga sõidab Ivar Lemke. Nagu öeldud, siis 2-liitrine bensukas. Nii palju kui ma tean, siis seda autot on tõenäoliselt ka kõige see tuur meenutab üldiselt mitte kõige paremat. Ma loodan, et Pihti sadama loos. Stardis on meil auto number 62, Lauri Laine auto 4, K2 turbo auto aastast 91. Jõudu on märgib 300, et see 303 on ka, mis ta märkinud on. Siis ta on suhtstopp. Eelmise auto tulemus oli 231 kilomeetrit tunnis, 231. Nendel 2.2 turbodel on 169 kilovatti muidu. S4 ja huude peal. Väga ilus on minekuga. Nagu muidugi Andres Leeveri ma näiteks kõrge korra. Aga siit võib nüüd tõenäoliselt tulla samuti väga korralik tulemus. Auto number 63, Tanel Pikni, juhtimisel Volvo 9.0. Ilmselt ei oleks tast keegi varem arvanud, et sinna on 5,3 liitrine mootor vahel pandud. Nii on. Auto aastast 91. Eelmise auto tulemus oli 235 kilomeetrit tunnis, 235. Artur on siis ka pellet siin kokkup valgeks värvinud vahepeal. Driver to the car number 88. Driver to the car number 88, please go to the car. Starti on tulnud Merilin Kõib. Eelmise auto tulemus 252, 252. Eelmise
eelmise auto tulemus 214 kilomeetrit tunnis, 214. Ja stardis Audi RS7 Dmitri Proskevitši juhtimisel auto aastast 2014. Sisuliselt sama tehnikaga, mis RS6 ehk siis 4. biturbo automaat 4-vedu. On märgitud, aga siin on pakkuda, et seal on juba vaevane. Eks ole näha, kas ta sõidab kiiremini kui RS6, millega veetrikaera sõitis. Või jääb hoopis alla. Väga napikas. Eelmise auto tulemus 299 kilomeetrit tunnis. 299. ...91 numbri all on stardis Oliver Lepik Dodge Challengeriga. Eli rajal oleva auto tootmisaasta 2010, siis see on 2017. Ja stardis oleva auto kubatuur on 6,4 ja on natuke võimsam ka, et sellel on 495 jõudu märgitud, aga mis ta nüüd reaalselt ja praegu tegelikult on. Eelmise auto tulemus ei ole üldse paha, 274 kilomeetrit tunnis, 274. Keegi peab reppi ka kärsatama. Idee kohaselt on meil selles voorus jäänud veel 3 autot sõita. Kui me ei taha ilmaga kaarte mängida, siis me peaksime natuke tempot lisama. 426 kilovatti, aga korraliku siukse custom tuninguga on võimalik seal saada 700 pluss jõudu nendelt. Auto võiks ju proovale anda küll, et siin ja seal toob süütama teist. Auto aastast 2008. Jõunumbriks on tal märgitud 800. 800 nüüd päris originaal. Viledega tõenäoliselt ei ole saavutatud. Aga 8. Ja seda numbrit me oleme täna juba kuulnud. Audi sõitis 298 kilomeetrit tunnis. 298. Stardis auto number 99. Raitis. Legendaarne kiirendusauto. Kolmelistrise mootoriga auto aastast 94, millel on tõenäoliselt ka jõudu rohkem kui vajagi oleks, et 650 ja rohkemgi. Aga selles voorus, teises voorus siis, enne teist vooru tähendab, üks auto jäänud. Eelmise auto tulemus 284 kilomeetrit tunnis, 284. See auto on endale hea numbri saanud, auto number 100. Number 100 all läks siis esimese vooru viimasena rajale Armand Bratmanis Subaru Impresal
auto aastast 2002,5 liitrine mootor 226. Jõudu peaks sellel autol olema. Esimese ja teise vooru vahelise pausi üritame teha. Üritame teha võimalikult lühikese, aga korraldaja poolt praegu siiski informatsioon, et ühe auto laseme veel selles voorus peale. Kui mu silm vetab, siis tegemist on ilmselt BMW M5-ga, Artur Ratsaturjaniga ilmselt, kes mingil põhjusel ei jõudnud õigel ajal auto juurde. No nii. Mees stardist väga vaba. Suured kiirused ootavad siin Tartul. Ehk siis BMW M5 auto aastast 2012. 4,4 liitrine G8 siis. Tõenäoliselt tuleb siit ka ikkagi selline 280 kilomeetrit tulemus ikka, et tulnud mees pedaali ilmselt lõpuni hoiab ja auto vastu peab. No nii, aga lõpetame siis selle esimese vooru ilusa tulemusega, teeme võimalikult kiire vahepausi ja tuleme teise vooru juurde nii-öelda tagasi. Tulemus. 304 kilomeetrit tunnis. Punkt sai isegi 3 kilomeetrit juurde. Meil on 233. 233. Maanus meie oma Audi S4 2.2 turbol. Läheb ta teele enda esimesed voorutulemust parandama. Esimeses voorus oli 230, 2.2 turboga. Ühtis minema nagu tuulist passi. Ei ole tal ilmselt oma sidurist sooja ega külma. Oluline, et kihutada saab, aga selleks ta ju siia tuli. Järgmisena asub rajale Golf R-iga Johan Lemker. Aga Maanuse kihutamisel on ikka väike resultaat ka, 4 kilomeetrit juurde, 234 200.